Kuidas teil sai see koostöö kurtidega alguse, et kas kurdid leidsid teid või teie ettevõtte otsis kurdid ülesse? Sisuliselt toimus see protsess ettevõtte algatusel ja see oli kuskil 10 aastat tagasi. Olime kuulnud, et toonases Tartu lihakombinaadis töötasid lihalõika ametikohal kurdid, noored inimesed ja sealt tekkis ka idee mõte, miks ka meie ettevõttes ei võiks töötada kurdid. Ja pöördusime siinkohal viipekeeletõlgi Henna Sassi poole, kes andis meile kontaktandmed. Ja nende hakkasime siis läbi helistama, uurisime maad, uurisime ka kurtide sugulaste ja tuttavate käest, kas keegi neist ehk võiks olla huvitatud töötamises meie ettevõttes. Meile vastas 3 noort kurti, kes asusid juba aastal 2002 meie ettevõttesse tööle. Algul siis lihalõika õpilaste ametikohale ja hiljem lisandusid meie kollektiiviga nende abikaasad tuttavad ja tänaseks töötab meil ettevõttes 6 kurti inimest. Milliseid ettevalmistusi pidite tegema oma firmas, et ennem kui kurdid tööle tulid siia? Sisuliselt väga suuri erinevusi ei olnud võrreldes tavakuulmisega töötajate värbamisega. Palusime kaastöötajatel mõistvat suhtumist ja kannatlikku meelt, et teavitasime neid, kuidas tuleb kurtidega suhelda, et silmside ja suult lugemine, et siinkohal on ikka, et see on äärmiselt oluline. Ja kuidas te siis planeerisite, et see suhtlemine hakkaks toimuma kurtidega? Kas kirja teel või? Me olime teadlikud sellest, et kurdid oskavad väga hästi suu pealt lugeda, et see oli kindlasti üks suhtlusviis ja väga palju oleme ka suhelnud nendega kirjalikul teel. Ja vastavalt vajadusel oleme kaasanud ka viipekeeletõlgi, kes siis aitaks selgitada tööprotsesside tagamaad. Et oluline oleks, et kurt saaks aru, mõistaks tööprotsesse, miks antud tööprotsess vajalik on, miks oluline on, millega ta igapäevaselt tegeleb. Kas teie ettevõte oli teadlik sellest, milliseid toetusi makstakse firmadele, kus töötavad puudega inimesed? Antud hetkel me ei ole väga selle teemaga kursis, et siinkohal me võiksime kindlasti rohkem selle kohase teemaga kurssi viia. Ja me oleme küll teadlikud, et makstakse riiklikke toetusi töötaja kohandamisel, töötaja töökoha kohandamisel, kui töötaja saab meile tööle. Aga seni me seda rakendanud ei ole, kuna me ei ole tegelikult kurdi inimese jaoks spetsiifiliselt töökohta kohandanud. Et sisuliselt tema värbamine on toimunud samasugusel viisil nagu tavakuulmisega töötaja värbamisel. Me ei ole selles osas mingeid erisusi endale loonud. Et teil ei ole vaja lihtsalt neid töökohti kohandada? Seni ei ole selleks vajadust olnud. Kas on olnud mingisugused suuremaid probleeme või takistusi seoses kurtide inimestega teie töökohal? Töösuhte algperioodil esines kergemaid probleeme, mis tulenesid pigem sellest, et kurdid inimesed on harjunud sotsiaalsete garantiidega, et nad ei olnud ka teadlikud ettevõttes kehtivatest sisekorraeeskirjadest, mil moel toimub puhkuste väljavõtmine, vabade päevade andmine, ka isiklikuks tarbeks aja võtmine, et näiteks arstil käia. Ja et siinkohal pidime neile ka selgitustööd tegema eelnevalt, et nad teaksid arvestada ka sellega. Kuidas see selgitustöö käis? Kirjalikult? Peamiselt suhtlesime nendega kirjalikul teel, kuid vajadusel kaasasime ka viipekeeletõlgi. Ja kes selle viipekeeletõlke teenuse eest siis maksis? Seni on ettevõte ise tasunud selle teenuse eest. Et riiklikest vahendites me ei ole seda taotlenud. Mida te võiksite öelda teistele ettevõtetele, kes mõtlevad võib-olla võtta endale kurti inimest tööle? Mida neile julgustavat öelda? Meie oleme kurtide inimeste tööle osas kindlasti väga positiivselt meelestatud, kuna meil on endal ka olemas väga positiivne kogemus. Ja kindlasti võime seda öelda, et kurtid on väga head oskustöölised, kellel on äärmiselt hea nägemismälu, et nad suudavad visuaalselt väga kiiresti haarata tööprotsesse
et see on selles suhtes, need on tõesti erakordselt võrreldes tavakuulijatega. Meie kogemus näitab, et tavakuulijatel neil ei ole võib-olla sellist silmanägemise, silmamälu osas, sellist tähelepanu detailide osas, mida jällegi jätkub kurdil. Kindlasti kurdid töötavad väga hästi ka meeskonnana. Kindlasti soovitame võtta tööle 2–3 kurti korraga, et siis on nad ühtlasi ka rohkem motiveeritud ja neil tekib ka ühtsustunne ja nad on äärmiselt lojaalsed ettevõttele. Aitäh! Palun! Teie firmas töötab 6 kurti inimest, et kuidas teil toimub igapäevane suhtlus nende inimestega? Igapäevane suhtlus toimub näiteks kirja teel ja toimub ka niimoodi, et kurdid inimesed oskavad väga hästi huultelt lugeda. Nii et lihtsama suhtluse saame ka ikkagi teha näost näkku, nagu tavaliste inimestegagi. Kas siis tuleb lihtsalt aeglasemalt rääkida? Jaa, et ikkagi tuleb huuli pingutada rohkem, tuleb selgemini välja öelda sõnum, et nad ikkagi on võimelised aru saama. Ja kuidas siis tööülesanded antakse? Keerulisemad tööülesanded antakse kirja teel, kus on siis etappidega välja toodud, et mismoodi tuleb midagi teha ja tavaliselt antakse inimesele ka konkreetne juhendaja, kelle kõrval ta siis visuaalselt õpib neid tööülesandeid tegema. Ja kui on mingisuguste seadmete või masinatega töö, siis kirjutatakse tavaliselt siis üles, et kuidas täpselt tuleb seda masinat käsitleda, kuidas tuleb programme vahetada, kuidas tuleb mingeid masinajuppe vahetada, et see ei erine kurtidel inimestel kuuljatest inimestest, kuna uuel inimesel nagunii on kõik võõras ja kõik tavaliselt kirjutavad omal üles. Aga kuidas toimub siis suhtlus, kui teil tekib mingi probleem või mingi tõrge, et mis siis tehakse? Siis tavaliselt ikkagi minnakse selle konkreetse inimese juurde, hakatakse rahulikult talle midagi seletama, kui me tahame näiteks muuta midagi või kui meil on mingisuguseid probleeme, ükskõik siis millega seoses, siis samamoodi see probleem kirjeldatakse paberi peal lahti näiteks ja minnakse siis ja seletatakse seda. Ja kui paberi peal kirjutatust aru ei saada, et mis siis tehakse? Kui paberi peal kirjutatust ei saada aru näiteks keelebarjääri tõttu, kuna meil on ka osad töötajad on rahvuselt venekeelsed, siis tuleb üritada seda lauset kuidagi ümber sõnastada. Sõnastada siis niimoodi, et ma ei loobu siis selle selgitamisega enne, kui ma tõesti näen, et nad on aru saanud, et nad noogutavad mulle, et jah, kõik on selge. Kas te siis lihtsustate neid oma lauseid või? Lihtsustan lauseid, üritan kasutada sünonüüme, et täpselt samamoodi nagu teiste inimestegagi. Et suhtlemine on siis võimalik kõikide kurtide inimestega? Loomulikult. Selge, aitäh!